Hei, sa vaatad Beauty with Kerli videot. Ma ostan pidevalt igasuguseid ilutooteid endale ja kuigi ma teen tavaliselt alati korraliku researchi, siis vahest on ikkagist juhtunud, et toode kas ei sobi mulle kuidagi või on tekitanud täieliku pettumuse. Täna ma näitan teile 3 sellist toodet, räägin, mida ma nendest ootasin, miks ma nendest lõpuks siis pettusin ja mis võiks olla neile heaks alternatiiviks. Kõige suurema pettumuse ma jätan viimaseks, nii et vaata kindlasti video lõpuni. Alustame meigitootest. Esimene pettumus on siis YSL huulepulk, mis oli täielik emotsiooniost ning mul on huuled värvimata selleks, et ma saaksin teile näidata, milline see siis välja näeb. Toon ise on väga ilus, selline natukene tumedam nude ja ma haarasingi ta poes sellepärast, et toon oli väga kena ja tal on ka sees kerge läige. Ma ei proovinud teda poes ilmselgelt huulte peale, ainult käe peale ning hiljem kodus, kui ma teda esimest korda proovisin, siis tabas mind väikene üllatus, võiks öelda. Põhjus, miks ma sellest pettusin, nimelt lõhnab see huulepulk väga ebameeldivalt. Ma ei oska seda kirjeldada, mida see täpselt endast kujutab, aga minule meenutas see mu lapsepõlvest mu vanaema huulepulkasid. See on lihtsalt selline ebameeldiv keemialõhn ja ongi konkreetselt nagu mutihais. Et kui sa oled näiteks kasutanud Maci huulepulkasid, siis neil on hästi mõnus selline vaniljene lõhn, aga sellel konkreetselt see lihtsalt nagu häirib tugevalt. Muidu selline ta näeb välja ja ta on ka huultel tegelikult mugav, aga ma tunnen seda lõhna oma huultel isegi. Ma lihtsalt ei ole teda suutnud kandma hakata. Ma ostsingi selle personaalseks kasutuseks, isegi lasin endale pähe määrida selle graveerimise sinna, kuigi see nime graveerimine läks neil ka untsu, sellepärast et see masin vist vajutas liiga tugevasti selle sisse, nii et tuli see metallivärv välja. Ma arvan, et see ei peaks siit välja paistma ja see näeb selline väga robustne välja, ei ole just väga kaunis. Ma ostsin ta just sellel põhjusel, et tal on kerge laika sees. Selleks alternatiiviks siis ma pigem siis kasutan edasi huulepliiatseid, oma teisi huulepulkasid ja sära annan lihtsalt läigetega. Kahjuks jah, see huulepulk ilmselt jääb mul edasi seisma lihtsalt. Järgmisena üks näohooldustoode. Tegemist on Sunday Riley näoõliga. See sisaldab 9 erinevat looduslikku õli ning ma olen pool sellest umbes ära kasutanud, aga miks ta mulle valmistas pettumuse? Ma kasutasin seda oma öise niisutajana. Ta lihtsalt ei teinud mu nahale mitte midagi. Ta küll niisutas seda kergelt, ta tekstuur ei ole just ka väga mõnus ning tal on samuti kahjuks natukene ebameeldiv lõhn minu jaoks. See küll ei olnud nii tugev, et ma ei saaks teda üldse kasutada, aga siiski natukene häiris mind ja tekstuurilt oli ta ka selline paks, ta ei imendunud kohe nahka sisse, ehk siis kui ma läksin magama, siis ma ei saanud ennast pöörata näiteks vastu patja, sest ma teadsin, et ma kohe määrin oma padjapüüri selle õliga ära ning see ei ole just väga hea. Ma ikkagist lõpuks pöördusin oma vana hea Originsi maski poole, mis jätab mu naha tõeliselt pehmeks. Ma lihtsalt pean selle huulepulga maha võtma, see on nii häiriv. See maitse kuidagi tuleb ka suhu. Palju parem. See on üllatav, et nad ei ole suutnud või ei ole tahtnud seda lõhna kuidagi nagu paremaks muuta. Parem olla siis lõhnatu. Ja miks ma selle Sunday Riley õli ostsin? Ma tellisin selle Cult Beauty'st, sest et tal oli päris palju positiivseid review'e ning ma tahtsin midagi sellelt firmalt Sunday Riley proovida. Kahjuks tuleb nüüd tunnistada, rohkem nagu väga tõmmet selle firma toodete vastu ei ole peale selle katsetamist. Viimase tootena on siis ühed lokitangid, päris suur karp. Need on siis Remelli lokitangid. Õigema nimetusega on need lainetangid. Need on siis ostetud Trade House'ist ja ma ostsin nad selle eesmärgiga, et teha selliseid mõnusaid beach waves. See tundus mulle ülimugav. Nad siis on sellise 3-osalised. Juuksed käivad siia vahele, vajutad kokku ja tekib laine. Aga mis juhtus oli see, et ma lisan siia ka pildi, milline ma välja nägin, kui ma katsetasin neid tange, siis ma nägin konkreetselt nagu lamas lihtsalt välja. Seal ei olnud ilusatest beach wave'idest haisugi. Mis siin probleemiks ilmselt on see, et see toru on lihtsalt liiga kitsas. Nad peaksid olema palju suuremad, et need tangid teeksid ilusaid laineid. Ja kahjuks jälle on mul seisma jäänud. Ma ka kirjutasin Trade House'i, et kas ma saaksin äkki need tagastada. Aga see oli vist juba 6 aega tagasi ja pole mulle siiamaani vastanud, nii et ilmselt need jäävad lihtsalt tolmu jälle koguma. Ma olen varem ka ilusaid beach wave saanud, see pole üldse probleemiks. Ma lihtsalt lootsin, et need on sellised head kiired variandid. Beach wave saab sirgendajaga lokid tehes ja need lihtsalt välja kommides või siis sellise laia klassikalise toruga lokitangidega. Mina kasutan 38 millimeetrist. Sellega ma teen lihtsalt lokid ning pärast kammin nad lihtsalt välja ning jäävad väga ilusad lained. See lihtsalt võtab natukene kauem aega. Ma olen näinud, et sellised sama kujuga tangid eksisteerivad, millega tulevad ilusamad lained. Tõenäoliselt neil ongi need torud lihtsalt palju laiemad ja sealt tuleb ka see efekt. Ma tahaksin väga teada, kui ka sina oled hiljuti mingisuguses ilutootes kõvasti pettunud, kindlasti kirjuta sellest kommentaar. Palun jätta ka videole like, subscribe minu kanali, kui sa pole seda veel siiamaani teinud. Palju huvitavaid iluteemalisi videoid
videosid on veel tulemas. Aitäh sulle, et sa vaatasid. Tšau!